oled sa rahul raamatukogu ruumidega? Ma arvan, et väga hästi. Ütleme niimoodi enam-vähem. Mulle tundub, et seal on päris kitsas. No seal võiks võib-olla olla rohkem nagu selliseid mugavaid istumiskohti ja selliseid, aga muidu on täitsa normaalsed. No üldiselt ruumid on okeid, aga võiks teha sellist väikest, kuidas ma ütlen, renoveerimistööd võib-olla. Ma olen paar korda käinud ja siiamaani on tundunud suhteliselt loogiline. Kas te olete kursis sellega, mis teenuseid see raamatukogu pakub üldse? Ei ole. Laenutamist, siis saab arvuteid kasutada seal. Aga rohkem ma küll ei tea. Neil on vahepeal mingid üritused ka. Väga ei teagi. Ma teangi, et on mingisugused erinevad laenutused, seal on filmilaenutus ka, muusikalaenutus näiteks. Ma tean, seal toimuvad mingisugused erinevad üritused, aga ma täpsemalt ei tea. Aga mis kanaleid mööda peaks reklaamima neid üritusi, et noored saaksid teada nendest? Ma arvan, et kõige efektiivsem oleks sotsiaalmeedia kaudu, sest tänapäeval kõik noored on sotsiaalmeedias ja sealt tuleb enamik infot. Koolidesse. Võib-olla teha rohkem mingeid tegevusi, või ringe või koolitusi või midagi huvitavat sellist, mis noori huvitaks ja siis seda koolidele jagada või midagi. Ma arvan, et võiks sotsiaalmeediat pidi. No see vist peaks algama juba suht maast madalast, nagu mingi päris algklasside tasandilt ja võib-olla igal aastal teha näiteks ettepanek kirjanduse õpetajatele, teha mingisugune ekskursioon raamatukokku, et näiteks me tutvustame teile praegu selliseid uusi raamatuid, mis võiks just teieealistele nagu sobida. Või siis, kui on mingi kohustuslik kirjandus, et siis lapsed saavad mingisuguse teise võimaluse selle kirjandusega tutvumiseks, kui lihtsalt nagu nende raamatute lugemine ja laenutamine, et võib-olla teha mingisugused siuksed põnevad üritused raamatukogus või teha ühisfilmi vaatamise, näiteks Tõe ja õiguse filmi vaatamise. Kui te oleksite raamatukogu juht ja teil oleks lõpmatult palju raha, siis mida te muudaksite raamatukogu osas? Kindlasti jälle need restaureerimistööd, et see maja kuidagi muuta rohkem ihaldusväärsemaks ja üldiselt rohkem tehnikat võib-olla sinna. Ma arvan, et ma renoveeriksin raamatukogu. No nii palju, kui ma näiteks Soomes olen raamatukogus käinud, siis Helsingis on niisugused hästi huvitavad raamatukogud, kus on nagu võimaldatud näiteks ühistegevuste ruumid. Seal on näiteks õmblemisruumid, kus inimesed saavad käia koos õmblemas või kus nad saavad mingite näiteks rõivalõigetega tutvuda. Ja siis neil on näiteks mingid printimisruumid, et ma võib-olla võimaldaksin midagi sellist. Selline mugav chillimiskoht. Ja kas te oleksite nõus raamatukogu arengusse ise ka kuidagi panustama, näiteks vabatahtlikuna seal korraldama töötubasid või kohtumisi või selliseid asju? Ja ikka jällegi, kui see info liiguks, siis ma arvan, et ikka, miks mitte? Jaa, kindlasti. Ma juba teen hästi palju vabatahtlikku tööd, nii et ma ei näe nagu põhjust, miks seda mitte teha ka veel nagu sotsiaalselt nii kasulikus kohas kui raamatukogus. Milline peaks teie arust olema raamatukogu noorteosakond? Hea küsimus. Aga mulle tundub, et vist peaks natuke rohkem tekkima mingit siukest ka ingliskeelset kirjandust, võib-olla mingi filmide laenutamise variant. Ma arvan, et see peaks võimalikult nagu mugav olema. Seal võiks olla kindlasti mingeid mänge, mida mängida saaks. Ma arvan, et seal võiks olla natukene laiem valik, mida teha. Seal võiks olla näiteks mingeid mänge või midagi ja võib-olla mingid nagu eraldi ruumid, kuhu saaks noored oma vabast ajast minna näiteks õppima või midagi. Aitäh!